Sõbrad, tere tulemast! Mul on uskumatult hea meel näha nii paljusid nägusid täna siin kohal, see on tõeline õnnistus. Me just vend Andoga rääkisime siin minut tagasi, kus ta ütles, oh, the place is pretty packed, how does that make you feel? Ma ütlesin, great, it makes me feel absolutely fantastic. Mind tuleb täna kindlasti suurepärane jumalateenistus, aga nagu detsembrikuus ikka kord on, tuleb panna küünlad põlema. Ma saan aru, et on
päris mitu noort ja ma palun, et nad tuleksid praegu ja süütaksid küünlad. Ma saan aru, et on 5 noort, siin on 5 küünalt, you do the math. Noored, palun. Seniks, kallid siinolijad, ma mainin nii palju, et kuna täna me saame tänasel teenistusel nii söögi alla kui söögi peale kõik koos laulda, siis need paar kohta, mis liturgias on, mis on vastulaulmise kohad kogudusele, need me ei laula, need me lihtsalt ütleme. Et siis anname Eerikule vähemalt paar väikest kohta, ta saab hinge tõmmata. Yeah, it's all good, Eric, it's fine. Yeah. Keep up the good work. Ja mis kõige tähtsam. Täname issandat momendiks, et ta kinkis meile valged jõulud, eks ole. Tänu issandale tõesti. Hirmutati, hoiatati, et siin mail üldiselt lund on, mitte siin mail, aga siin linnas on üldiselt lund vähe, aga ta on õnnistanud meid valgete jõuludega, nii et tänu issandale. Kui noored on küünlad ära süütanud, siis me alustame ja laulame esimese laulu Helisegu jõulukellad. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Kogudus, palun istume.
meie palve. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, me täname sind, et sa oled meile andnud oma poja. Valgusta meie südameid, et me ühes inglitega sind kiitaksime, Kristuse sündmise rõõmus elaksime ja südamerahu leiaksime Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda läbi. Aamen. Laulame järgmise laulu. Üks roosike on tõusnud. Testamendi ennustusi Kristusest. Prohvet Jeremiia läbi on ennustatud, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse, Issand meie õigus. Ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga ühe lepingu. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse, siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunned Issandat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi, pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Prohvet Jesaja läbi on ennustatud, Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja ja tema peal hingab Issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, Issanda tundmise ja kartuse vaim. Meil sünnib laps, meile antakse poeg, kellele õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene Isa, rahuvürst. Suur on valitsus
ja otsatu on rahu Taaveti aujärjele ja tema kuningriigi üle. Prohvet Miika läbi on ennustatud, sina, Betlem, Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist igavesti. Aamen. Kallis kogudus, laulame järgmise laulu, tänu olgu Jumalale. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmaskordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid enesest kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galiilea maalt Naasaretist üles Juuda maale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende seaolekul aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmedesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Kallis kogudus, laulame järgmise laulu, Püha öö.
kuulgem Jeesuse sünnilugu. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvaile, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestes hea meel. Kallis kogudus, laulame järgmise laulu, ma tulen taevast ülevalt. Ja sündis, kui inglid oli nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üks teisele, läki nüüd Betlema, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja need läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsuke, kes magas sõimes. Aga nähes teda teadsid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelenud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, kaaludes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.
laulame järgmise laulu oma laululehtedelt Neil karjastel välja. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Nõnda lõpeb Jeesus lapse sünnilugu. Liigume kohe edasi kõne juurde. Lühijutlus. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Kui Jeesus laps sündis, oli parasjagu Rooma riigis rahulik aeg. Peaaegu juba 20 aastat oli selleks hetkeks möödas, kui noor Augustus, sel hetkel veel Octavius, oma onu nimel võitis kodusõja ja sai esimeseks Jumal keisriks, God Emperor inglisepäraselt. Ja see konkreetne seik, et samal ajal kui toonases kõige vägevamas, võimsamas impeeriumis oli võimul niinimetatud kuningas, Jumal kuningas, siis samal ajal oli kusagil mingisuguses väikeses, tänapäeval vaieldakse selle üle, et kas see koht, kuhu Joosep ja Maarja läksid ja kus Jeesus sündis, kas oli mingisugune maa-alune koopakoht, sellepärast et tegemist oli talveajaga ja sealses piirkonnas oli tegelikult kombeks ikkagi talveks, eriti ööseks loomad sisse viia ja kui olid piisavalt heast materjalist kivid, mida oli võimalik koobasteks lõhkuda, siis tõenäoliselt ta ei olnud selles ilusas
nativities, nagu inglise keeles öeldakse, selline ilus väike majake ja seal Jeesu laps, vaid nad olid tõenäoliselt kusagil maa all. Ja kui seda nõnda lugeda, kui palju on seal seda sümboolikat, ma ütlen teile, kogu piibel iseenesest ju on tegelikult nii mitmekihiline ja seal on alati erinevad küljed ja perspektiivid, mille kaudu saab sellele sõnumile, ma mõtlen siis Jumala sõnale päriselt läheneda. Aga see kontrast, et sünnib päris päästja, sünnib päris Jumal, kes on tõeline valitseja ja tema on parasjagu kusagil hädistes tingimustes ja samal ajal selles rahulikus riigis valitseb tohutult suur ja kõrge ja vägev võltsjumal ja kuidas see täielikult transformeerub, kuidas inimesed, kes kuulavad issanda sõna, saavad sellest innustatud ja nad lähevad mööda maailma ringi vähem kui 30 aastat pärast Jeesuse hukkamist ja taas sündi või üles tõusmist oli Rooma linnas, päris pikk distants Jeruusalemmast Rooma, kui Rooma linn põles, oli juba piisavalt kristlasi seal linnas, et sellaegne keiser Nero sai süüdistada, et näed, see pande on selles süüdi. Nad olid juba selleks hetkeks erinevad juutidest, sest pidage meeles esialgu suur hulk kristlasi olid lihtsalt juudid. Teisisõnu, seda intensiivsust, millega Jumala vägi hakkas ennast teostama, kui oli see õige aeg, kui see aeg oli käes, on midagi enneolematut, sellist asja ei ole kusagilt mujalt võtta, see ei ole võrreldav. Ja see pani mind mõtlema, valmistades tänast jutust ette, mis tuleb võrdlemisi põgus, ma mainin, mis pärast pidi Jeesus just siis sündima, kui ta sündis ja miks ta pidi just seal sündima, kui ta sündis. See on kõik seotud issanda plaaniga, Jumala kõigeväelise plaaniga. Lõppkokkuvõttes ma ei saa öelda, et miks ta just pidi siis sündima, ja mitte keegi ei saa teile öelda seda, aga minust palju targemad mehed, kes on püha tekste uurinud väga-väga pikalt, nemad on jõudnud järeldusele, et need erinevad seosed, mis piibli tekstides on nähtavad, kui sa oled piibliga piisavalt sina peal, need kinnitavad ja kordavad üksteist üle ja kui sa võtad arvesse, et Vana Testament sai koostatud umbes milleeniumi vältel ja siis läks üpris palju aega, mõnel juhul sajandeid hiljem, kui tekkisid need Uue Testamendi tekstid, eks ole, ja samas algselt Vana Testament kuulutas, siis Uue Testamendi sündmused teostasid selle kuulutuse, see, mis pidi juhtuma, sai teoks, mis hetkest Vana Testament muutis oma rolli, temast sai validatsioon, kinnitaja, afirmeerija. Me saame alati vaadata tagasi Vana Testamendi teksti ja näha, näed, see kuulutus oli seal olemas. Täpselt nagu te täna kuulsite algselt Vana Testamendi piibli kohti ja siis me rääkisime Jeesuse sünniloo. Jeesusel oli väga spetsiifiline eesmärk, miks ta siia tuli, ta ei tulnud siia niisama lusti pärast. Ja ma arvan, et see samune küsimus, mis oli tema eesmärk, kõik teame seda, tema eesmärk oli meid päästa, meid lunastada, aga see sõnum, see küsimus, minu meelest see jääb sama võimsaks. Ja see on see küsimus, mida meie peame kõik endalt ka küsima, mis on minu eesmärk siin elus. Mis ma pean ära tegema siin elus, kuhu ma pean jõudma. Ja lugupeetavad, see on küsimus, mida te saate ainult tema käest küsida, mitte kellegi muu käest, te peate temaga otsekontakti astuma ja temalt selle selgituse saama. Aga ma võin anda võib-olla kuidas tunda ära, sest ilmselgelt Jumal kõneleb meie kõikidega väga erinevatel viisidel, ta alati ei verbaliseeri asju nagu mina praegu, et teen suuga liigutusi ja hääled tulevad välja. Mõned väidavad, et ta kõneleb nii ja fair enough, võib-olla see on ka tõsi. Aga üldiselt need juhendid, mis ta teile kätte annab ja uskuge mind, kui te küsite, ta annab neile need kätte. See, kuidas kindlaks teha, et need asjad, mis ta mulle ütles, et need on ka valiidsed ja autentsed,
Me rakendame täpselt sama põhimõtet, nagu rakendavad tänapäeval teoloogid, et kinnitada üle, kas Uue Testamendi tekstid klapivad Vana Testamendi tekstidega. See tähendab, kas see, mis on kuulutatud ja väidetavalt teoks saanud, kas sellel on mingi taust, on seal mingi reference. Ja me võime täpselt samamoodi läheneda sellele, kui me mõtleme oma elu eesmärkidele, oma plaanidele, oma kavatsustele. Ja ma ütleks nõnda, alguses üldse ei hakka minema, alguses üldse ei lähe ja ei lähe ja ei lähe ja ei tule ja hakkad juba lootust kaotama ja mõtled, et võib-olla see ei olnud ikkagi Jumala plaan minu jaoks. Ja siis üks hetk midagi hakkab toimuma ja see hakkab exponentially, see hakkab kasvama ja kasvama ja kasvama ja kasvama. See jõuluaeg, ma usun, ongi üksiti just selle jaoks mõeldud, see ei ole mõeldud kommertsi jaoks, see ei ole mõeldud paanika jaoks, see ei ole selle jaoks mõeldud, see on selle jaoks mõeldud, et Issand tuletaks meile igale ühele meelde, et tal on meiega plaan. Kui me ise ei tea veel seda, osad teist kindlasti teavad, aga eriti nooremad. If you don't know yet, ask the big guy, okay? Ja kui te olete selle vastuse saanud, siis te näete, kuidas see hakkab teie elus kuhugi minema. Eks ole, kes olid siin teist nüüd pühapäeval, kui mind ordineeriti, siis teate väga hästi, mida ma silmas pean, kui ma ütlen, et Jumalal on plaan, kuidagi moodi ta seda teie elus teostab ja lõpuks tal on teie kõigi jaoks see kindel koht. Mina olen väga tänulik, et täna, nüüd ja praegu see koht teie kõigi jaoks on siin meie pühas kojas, kus me saame väärikalt Jeesus lapse sündimist taas mälestada ja tähistada. Ja võib-olla see olekski hea kokkuvõtte tänasele jutlusele. Ja need ei ole nüüd minu sõnad, need on kõigeväelise sõnad. Igal asjal on oma aeg ja koht. Olge õnnistatud, kallis kogudus. Amen. Nüüd järgneb meie solisti poolt lugu. Eerik, ma küsin sult seda ka, et pärast seda me teeme riigi hümni. Kas sa saad seda klaveri peal mängida? Can you play the... Kas see parem? No siis sa ei pea üles jooksma, siis me võime aega kokku. Is that fine? You can play... Okay, suurepärane. Thank you.
võimas. Lugupeetud kogudus, palun tõuseme, et kuulda meie kodumaa hümni viimast salmi, mis algab sõnadega Su üle, Jumal, valvaku. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Palun istume. Nõnda. Kohe, kui Eerik jõuab üles, meie kallis organist, ja võtab kingad jalast, et pedaale paremini tunda, siis me laulame järgmise laulu. Et tulge, oh lapsed.
kõigeväeline looja, palun õnnista neid ande, mis on korjatud sinu töö jätkamiseks siin meie Püha Peetri kirikus ja aita sellel edasi minna täpselt nii, nagu sina seda tahad, et see läheks. Amen. Palun tõuske, kui võimalik. Me palume. Armsad vennad ja õed Jeesuses Kristuses, me oleme püha kirjas kuulnud Jumala lunastustööst ja oleme rõõmuga laulnud Jumala jõululaule. Nüüd palvetagem kogu maailma ja kiriku eest, vaeste, abitute, kodutute, nälgijate, rõhutute, haigete, leinajate, üksildaste, hüljatute, vanurite, laste ja kõigi ees, kes Kristuses armastuses veel ei tunne. Tuletagem Jumala ees meelde püha ja alandliku neitsi Maariast ja kõik pühaseid, kes on oma lootuse pannud lihaks saanud sõnale. Me kogume kõik need eespalved kokku Jeesuse Kristuse õpetussõnadega. Jeesuse nimel kõik üheskoos palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sinu päralt on riik ja vägiga jätkuvalt. Palun istuge. Jätkuvalt teateid ja siis laulame lõpulaulu.
Sul sattus püha vaim. Ja sa õnnistab ja sa rõõmustab kõige ilma õnneaeg. Ja kõigepealt tänasel jõulujumalateenistusel me tõesti täname südamest meie õpetajat Andu Kass ja noort diakoonid Karl Pajud. Paljud olid siin pühapäeval, kui teda ordineeriti. Kui te ei ole saanud jälgida seda jumalateenistust, te võite seda järel vaadata YouTube kanalist. Ja suur tänu, et nii rohke arvuliselt tuli rahvast kohale. Meil oli täna kell 12 oli ingliskeelne teenistus ja meil oli ka palju rahvast, et meie kogudus järjest kogu aega kasvab. Tänan väga Erik Reem. Ja suur tänu, our heartfelt thanks go out to Heidi Breyer for your just absolutely amazing singing today. Thank you very much. And at our English service, meil oli üks perekond väikse lapsega, kes süütas küünlad, aga eestikeelsel teenistusel oli meil 5 noort last ja ma tahan neid tänada. Sienna Tralla, Sachin Tralla, Eneli Mölder, Kalle McFarland ja Markus McFarland. Suur aitäh teile! Ja suurim tänu kuulub Markus Jukumile, tema abilistele Tauno Mölder on seal üleval ja Tiiu Roiser kõik tehnilise abi eest, video ja heli salvestamise eest. Teil jagati täna jaanuarikuu tööd ära, kus te saate ürituste kohta veel lugeda. Meil järgmisel pühapäeval 29. detsembril toimub jõulujumalateenistus Ehatares kell 3. Ja uuel aastal ma loodan teid kõiki jälle näha. 5. jaanuaril on meil eestikeelne 3 kuningapäeva jumalateenistus, kus teenib diakoon Karl Paju ja oreli mängib jälle Erik Reem ja leeritund toimub enne teenistust kell 10 kuni kell 11 ja meil järgneb kohv gildi ruumis. Kolmapäeval 8. jaanuaril kell 12 toimub gildi kokkutulek ja uued liikmed on alati teretulnud ja pühapäeval 19. jaanuaril toimub ingliskeelne jumalateenistus, et siis mängib meil orelil Chang Li ja our presiding minister will be Deacon Karl Paju. Kõik meie jumalateenistused on järele vaadatavad meie veebilehel, Facebooki lehel ja YouTube kanalil. Ja kui te soovite abiks tulla, meil on üks sign-up sheet, meie Church Services Committee, juba paljud on teiste lehtedele juba kirjutanud, aga me alati, kõik vabatahtlikud on alati teretulnud. Ja täna ma kuulsin väga palju noori lauljaid, kes laulsid nii ilusti ja rääkisid oma vahel ja ma loodan noori jälle tulevikus palju rohkem näha meie kirikus ja ma arvan, et nüüd, et Karl on ordineeritud, et ikka hakkab palju rohkem rahvast tulema igale teenistusele. Iga kuu on meil üks ingliskeelne teenistus, iga kuu on meil üks eestikeelne teenistus, iga kuu on Ehatares teenistus, et rääkige oma tuttavatele ja tulge kindlasti tagasi kirikusse. Ja kui teil on idees, et kuidas me saame
meie tegevust huvitavamaks teha, siis palun tulge ja rääkige meile, aga rahu teile kõigile, olgu teil helged jõulupühad, olgu need rõõmsad, peredega koos. Ma loodan, et te saate laulda, võtke need laululehed kaasa täna oma peredega ja laulge südames neid jõululaule ja loodame, et see armastus kestab läbi pühade ja uute aastasse. Kõikidele häid pühi ja tänan tulemast. Kallis kogudus, pingem rahuga ja teenigem issandat rõõmuga. Tänane teenistus on lõppenud.